pildista, sõber, kuuled? Sõber! Venemaa linnas Tuapses on täna tõeline katastroof. Ukraina droonid ründasid juba teist korda massiliselt kohalikku sadamat, mis aitab Kremlil teenida raha nafta pealt, et jätkata sõda Ukraina vastu. Just seal asub naftaterminal, mis tähendab, et Ukraina kaitsejõud hävitavad sihikindlalt just nafta ekspordi infrastruktuuri. Samas kui Ameerika Ühendriikide president Donald Trump vastupidi tühistab Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonid ja lubab tal naftaga kaubelda. Ja nüüd kurdavad venelased, et Tuapses on võimatu elada, sest pärast lööki Musta mere sadamale toimus esiteks masuutileke ja linna kohal hakkas sadama niinimetatud naftavihma. Samal ajal täitus lõpuks idioodi, see tähendab Vladimir Putini unistus, Venemaal tuleb maha naftanõelalt. Prostat teatas, et sanktsioonide ja rünnakute tõttu taristule langes nafta- ja gaasisektori osakaal Venemaa SKT-s eelmisel aastal 13%-ni. Seda on juba nimetatud ajalooliseks miinimumiks, kuid nende tulude asendamist pole siiski toimunud. Sest kui Putin unistas, et nafta- ja gaasisektori osakaal väheneb, lootis ta, et näiteks tootmine kasvab, kuid tootmine ei kasvanud, aga nafta- ja gaasimüük siiski langes. Kuid selles saates arutame teiega just Tuapsele suunatud rünnakute tagajärgi. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange like, kirjutage selle saate alla ükskõik milline kommentaar ja liituge minu Telegrami kanaliga Petši News, link sellele on selle video kirjelduses. Seal on ka lingid, kuidas saate seda YouTube'i kanalit toetada. Olen tänulik iga teie annetuse või sponsorluse eest. Ma tahtsin kurat lapsega mere ääres elada. Kogu meri on selle massuutiga ära rikutud, kurat. Kõik on ära rikutud. Kõik lendab laiali, sa ei tea ju, kas ärkad elusõna või mitte ja sinu laps ka. Mida siin teha? Üldse milleks siin elada? Ainult sellepärast ma muretsen. Ja nii, öösel vastu esmaspäeva 20. aprillil andsid Ukraina kaitsejõud uue löögi naftaterminalile Venemaa linnas Tuapses. Ja siin rääkis Ukraina relvajõudude droonisüsteemide vägede ülem Robert Madjarbrodi, et rünnakusse kaasati droonisüsteemide vägede üksused, erioperatsioonide jõud ja luure peavalitsus. SBS ülem märkis, et öine pommitamine oli eelmise löögi kordus ning objektil puhkesid taas tulekahjud. Madjar tuletas meelde, et eelmise rünnaku tagajärgi likvideerisid venelased viimase 3 päeva jooksul ja edasi tuleb tsitaat. Tagasitulek korduses, õnnistatud tulekahju kriitiliselt tähtsale naftalaadimisrajatisele toimetas vabadust armastav Ukraina lind 20. aprilli ööl. Ja öösel kurtsid kohalikud elanikud Tuapse sadama pommitamise üle. Samuti teatasid nad rünnakust naftatöötlemistehasele ja avaldatud videotelt oli kuulda droone ja õhutõrjetööd, samuti plahvatusi sihtmärgi pihta antud löökidest. Lisaks on kaadritel näha, kuidas pärast rünnakut süttib tulekahju ja objekti kohal on näha tihedaid suitsusambaid. Ära tee pilti, siis jääd ellu, saad aru, ma arvan. Jälle kõik tuleb. Alles kustutasime tule, elasime jälle edasi. Jätin see. Alles kustutasime tule, justkui rahunes kõik maha ja siis jälle täna öösel süüdati veel kord. Tuli veel üks tabamus otsa, kurat. Näete, mis toimub, kutid.
Ukraina relvajõudude peastaap kinnitas, et ööl vastu 20. aprilli andsid Ukraina kaitsejõud löögi 2 olulise Vene agressori objektile. Pärast lööke Tuapsi naftatöötlemistehasele Krasnodari Krais Venemaa Föderatsioonis tabati reservuaaride parki, millele järgnes objektil tulekahju. Tuletan ka meelde, et ööl vastu 16. aprilli töötas Krasnodari Krais Venemaa Föderatsioonis samuti õhutõrje. Tootmistehasele teatati plahvatustest ja süttimistest Tuapses, just sellesama sadama ja naftabaasi territooriumil. Ja siis teatati võrgus, et põlesid vähemalt 2 Tuapse naftatöötlemistehase naftareservaari. Enne seda tabasid Ukraina kaitsejõud Tuapse naftatöötlemistehast ööl vastu 31. detsembrit ning siis said kahjustada nafta esmase töötlemise seade ja naftatoodete süvatöötuse kompleksseadmed. Enne seda 2025. aasta novembris tabasid droonid Tuapse Venemaa Kaubamere sadama nafta laadimistaristut ning siis kirjutasid kohalikud elanikud plahvatustest linnas ja mehitamata õhusõidukite ohurežiim kestis peaaegu 8 tundi. Aga nagu näete, on Venemaa õhutõrjesüsteemid nii võimsad ja ainulaadsed, et nad ei suuda isegi kriitilist taristut kaitsta, sest Tuapse sadam on tõesti väga kriitiline taristu. Hiljem selgitan miks. Juba 20. aprilli päeval teatati, et Tuapses Krasnodari Krai uurimise käigus sadas niinimetatud naftavihma pärast seda, kui Ukraina droonid tabasid kohaliku mereäärset nafta laadimisterminali. Kohalikud kurdavad, et kõikjal kattus pind õlise kile ja mustade kuulidega. No sisuliselt on just need jäljed õhus põlenud naftast, pärast mida hakkas sadama vihma ja see kõik langes maapinnale. Ja siin on teate päris huvitav jälgida, kuidas Venemaa võimud selles olukorras tegutsevad. Alguses tühistati täna Tuapses ajakirjanduskoolide ja lasteaedade tunnid, kuid siis saadi aru, et see võib põhjustada paanikat ning seetõttu teatas Rospotrebnadzor, et õhus ei ole kahjulike ainete kontsentratsioon ületatud. Siis saadi ilmselt aru, et mindi ka sellega liiale ja mingil põhjusel soovitati kohalikel mitte kodust välja minna, mitte aknaid avada, sagedamini märkpuhastust teha, silmi, nina ja kurku loputada ning rohkem vett juua. Õues soovitas ametkond kasutada maske ja respiraatoreid, aga muidu on kõik põhimõtteliselt korras ja nagu tavaliselt pole Venemaal mingeid tagajärgi. Lisaks ilmus Mustal merel Tuapse sadama lähedal suur naftalaik. See on veel pärast 16. aprilli rünnakut. Samuti jätkub naftatoodete kogumine Tuapse jões, kuhu kütus sattus pärast tulekahju mereterminalis rünnaku ööl. Samal ajal kustutatakse Tuapses tulekahju mereterminalis, mis puhkes pärast droonirünnakut sel ööl. Tulekahju likvideerimisel kaasatud on 246 inimest ja 73 tehnikaüksust. Enne seda, tuletan meelde, tekkis Ukraina droonirünnakute tagajärjel laevadele Mustal ja Aasovi merel ning Musta mere rannikutaristule Anapa ranniku lähedal veel üks naftalaik. Satelliidipiltide kohaselt on laigu pindala 117 ruutkilomeetrit. Mere sattunud naftatoodete kogust hindasid ökoloogid 300 kilomeetri vaksuuruseks. Üldiselt on Ukraina relvajõud alates märtsist keskendanud oma rünnakud Venemaa sadamatele, mille kaudu toimub naftaeksport. Korduvalt on rünnaku alla sattunud suurimad Balti sadamad Primorsk ja Ust-Luga, samuti Novorossijski naftaterminal ja Tuapse sadam. Viimast neist rünnati viimase nädala jooksul 2 korral. Mõlemad löögid tabasid Tuapse naftatöötlemistehast, mis on ainus Venemaa Musta mere rannikul ja kuulub riigi 10 suurima hulka. Selle tehase võimsus võimaldab töödelda kuni 12 miljonit tonni aastas ja see tehas on täielikult suunatud ainult ekspordile. Ja nüüd Ukraina nurjab selle ekspordi edukalt. Aga siin märgin ma kohe ühe väga olulise nüansi. 34. märtsil teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski järgmist. Kui Venemaa on valmis mitte ründama Ukraina energeetikat, siis meie ei vasta löökidega nende energeetikale. Ukraina on avatud erinevatele formaatidele, eriti energeetikarelvarahu või täieliku relvarahu suhtes, et raketid ja droonid ei ründaks taristut. Kuid venelased jätkavad Ukraina rahumeelsete linnade ja eriti energeetika ründamist. Seetõttu lendab vastuseks midagi ka Venemaa enda pihta.
Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage meeldib nuppu vajutada. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha mis tahes annetuse või tasulise sponsortellimuse kaudu. Kuidas seda teha? Kõik lingid ja andmed leiate selle video kirjeldusest. Seal ongi kirjas, toeta kanalit Aleksei Betši. Valige endale sobivaim viis, olen tänulik igasuguse toetuse eest. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head!